Pühapäeva õhtul tabas tohutu plahvatus Katari Ras Haslafani tööstuspiirkonda Doha lähedal, ühes maailma kõige tundlikumas energiakeskuses. Tuli puhkes Barzani gaasirajatise tööde taasalustamise ajal, mis asub Qatar Energy hallatavas kompleksis ning nõudis 13 inimese elu ning vigastas 66 inimest. Võimude uuendatud andmetel tõi plahvatuse hetk Iraani kohe jätkusuutlikkuse keskmesse. Piirkonnas valitseb avalik pingeseisund ning Hormuzi väina jälgitakse hoolikalt. Ameerika Ühendriikide ja Iraani läbirääkimised Šveitsis edenevad, Ameerika sõjalennukid on õhus ning hiljutised Iraani rünnakud Pärsia lahe energiatööstuse infrastruktuurile on veel värskelt meeles. Ras Haslafan ei ole tavaline rajatis. See on osa Katari energia südamest. Katar on küll kaardil väike riik, kuid maagaasi vallas hiiglane. Kui sellise suurusega rajatis plahvatab, vaatab maailm suitsu poole. Ja ka konteksti. Kas see oli tõesti õnnetus? Miks juhtus see just praegu? Kuidas muutus Ras Haslafani rike poliitiliseks hoiatuseks Iraani vastu? Ma räägin sulle sellest kohe kõigest. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja selge sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Plahvatus toimus Ras Haslafani tööstuslinnas Katari põhjaosas, Barzani rajatises, mis on seotud kohaliku gaasivarustusega. Meeskonnad töötasid tegevuste taastamise kallal, kui toimus plahvatus ja puhkes tulekahju. Sotsiaalmeedias levinud piltidel on näha tugevat sähvatust kauguses ja sündmuskohalt tõusvat suitsusammast. Tsiviilkaitsemeeskonnad ja võimuesindajad saadeti kohale, et kustutada leegid, aidata töötajaid ja eraldada ala. Katari energeetikaminister Saad Sherida Al-Gaabi ütles, et juhtum oli tööõnnetus, mitte vaenuliku iseloomuga, ning Katari veeldatud maagaasi eksport ei olnud mõjutatud. See avaldus püüab välistada rünnaku võimaluse. Kuid rahvusvahelises meedias kahtlus ei kadunud, sest Ras Haslafan oli juba suurema kriisi sees. Kompleksi jälgiti suurema tähelepanuga pärast varasemaid Iraani rünnakuid piirkonna energiarajatiste vastu ning Katar püüdis taastada oma positsiooni Hormuzi väina pingestumise ajal. Tähelepanuväärne on selle juhtumi poliitiline ajastus. Plahvatus toimus samal ajal, kui Trumpi valitsus püüab Iraanilt saada lubadusi tuumainspektsioonide, vaba liikumise kohta Hormuzi väinas ja pingete kontrolli kohta Lähis-Idas. J.G. Vance lahkus Šveitsist pärast kõnelusi ja naasis ametliku lennukiga Joint Base Andrewsi baasi, samal ajal kui tehnilised läbirääkijad jätkasid tööd. Valge Maja soovib seda hetke esitleda edasiminekuna. Surve all olev Iraan püüab oma avalikkusele näidata, et pole veel kõiges järele andnud. Ja selle kõige keskel plahvatab Katari infrastruktuuri keskne osa. Ameerika Ühendriikide asepresident käsitles kokkulepet kui algset alust, mitte lõplikku lahendust. Just siin omandab Ras Haslafani plahvatus suurema tähenduse. Isegi ametliku tehnilise rikke versiooni korral ei ole piirkonnas tegu tavapärase päevaga. Samal ajal märgati piirkonnas Ameerika Ühendriikide tankerlennukeid KC-135 ja merejälgimislennukit B-8 Poseidon. Sellist liikumist ei toimu juhuslikult. Ameerika Ühendriigid peavad lahte endiselt reaalseks riskipiirkonnaks. Iraan teab, et Hormuz on survepunkt. Iraani režiim on läbirääkimistel positsiooni kaotanud ja püüab oma liitlaste ees mitte kaotajana paista. Seetõttu muutub iga plahvatus energiarajatises, isegi kui see on liigitatud õnnetuseks, kahtluste kütuseks. Ka Katar on keerulises olukorras. Doha tegutseb vahendajana mitmetes Lähis-Ida kriisides, suhtleb Washingtoniga, peab dialoogi piirkonna rühmitustega ja püüab säilitada diplomaatilise silla rolli. Samal ajal sõltub ta turvalisuse kuvandist, et müüa maailmale gaasi. Plahvatus Ras Haslafanis kahjustab seda kuvandit. Isegi kui eksporti ei peatata, on poliitiline mõju olemas. Visuaalne sõnum suitsusambast strateegilises energiapiirkonnas on piisav, et tekitada turul hirmu ja avaldada valitsustele survet. Ohvrid olid töötajad, kes viibisid rajatises operatsioonide taaskäivitamise ajal. Uuendatud andmetel on 13 surnut ja 66 vigastatut. Katari võimud kinnitasid, et vigastatutel osutati abi ning õnnetus ei põhjustanud keskkonnaohtu ega kujutanud ohtu tööstuspiirkonnast väljaspool olevale elanikkonnale. Sellegi poolest on inimkahju suur.
pered said otseselt kannatada rikke tõttu, mis juhtus ühes Katari kõige valvatumas ja tähtsamas kohas. Katari valitsus püüab kiiresti narratiivi kontrolli alla saada. Väide, et sabotaaži ei toimunud, püüab rahustada investoreid, energiaostjaid ja diplomaatilisi liitlasi. Tavapärasel ajal piisaks tehnilisest seletusest. Praeguses Lähis-Idas sellest ei piisa. Iraan on surve all. Iisrael on jätkuvalt valvel. Hezbollah on jätkuvalt pingekoldeks Liibanonis. Ja Ameerika Ühendriigid hoiavad sõjalist kohalolekut, et tagada, et Iraani režiim ei kasutaks Hormuzi šantaaži vahendina. Iisraeli valitsus näeb Iraani kui ohuvõrgustiku keskust, mis hõlmab Hezbollahad, piirkondlikke relvarühmitusi ja tuumasurvet. Läbirääkimised Šveitsis näitasid seda vastasseisu. Omalt poolt ütles Vance, et Ameerika Ühendriigid saavutasid olulisi edusamme, sealhulgas Hormuzi mehhanismi, tuumainspektsioonid ja tehnilised kõnelused. Teiselt poolt püüdsid Iraani režiimiga seotud allikad vähendada ameeriklaste avalduse tähtsust, öeldes, et teatud punktid ei olnud veel lõplikult kokku lepitud. See versioonide vaidlus näitab, et Teheran ei taha paista, nagu oleks Trumpi poolt taltsutatud. Režiim vajab majanduslikku leevendust, kuid peab samal ajal hoidma poosi oma sisemiste radikaalide ees. Laevade tagasipöördumine Hormuzi väina kaudu on veel üks märk Iraani surve all hoidmisest. Kui väin jääb avatuks, kaotab väljapressimine jõu. Kui tuumainspektorid naasevad, kahaneb Iraani salatsemisruum. Kui tehnilised läbirääkimised edenevad Ameerika Ühendriikide järelevalve all, jääb režiimil vähem ruumi ajaga mängimiseks. Kui Katar tegeles plahvatusega, näitas teine rindejoon, kuidas kaasaegne sõda sihib kriitilist taristut. Ukraina tabas Voroneži piirkonnas asuvat Venemaa sõjaelektroonika tehast, mida peetakse Iskanderi ja KH-101 rakettide ning Pantsir S1 süsteemide komponentide tarnijaks. Ukraina pealetung ei ole otseselt seotud Ras-Lafaniga, kuid näitab sama mustrit, mis praegu valitseb. Energiakeskused, sõjatehased, mereteed ja logistikabaasid on muutunud peamisteks sihtmärkideks. Kes kontrollib taristut, kontrollib survet. Samuti anti Ameerika Ühendriikides häire pärast teadet rannavalve Jayhawki 60 tüüpi helikopteri allakukkumisest Alaska Sitka lähedal, kus käivad otsingu ja päästetööd. Juhtum on lahus Pärsia lahe kriisist, kuid tugevdab Ameerika vägede jaoks pingelist operatiivset nädalat. Hormuzi väine jälgitakse endiselt. Ameerika lennukid on jätkuvalt aktiivsed, laevad liiguvad ettevaatlikult. Vance naaseb Šveitsist rääkides edusammudest ja Teheran püüab vältida alistumise kuvandit. Tulekahju oli Kataris, kuid surve langes kogu Pärsia lahe piirkonnale. Mina olen Milson Alves, Global rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega hästi informeerituna. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga.